Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti, ütles Ülle Madise oma hommikuses avalduses, mille järel algas tuur Riigikogus. Mul on need kohtumised õhtul kella 8 järjest. Järgemööda kohtus ta Keskerakonna, Isamaa, sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga, aknaalustega ning erinevate erakondade saadikute ja võtmeisikutega privaatsemalt. Järgmisteks päevadeks jäävad Reformierakond ja Eesti 200. Ülle Madise teatas täna ametlikult, et kandideerib Eesti Vabariigi presidendiks ja hakkas käima läbi kõiki Riigikogu erakondi, et ennast tutvustada. No muidugi mitte siin ruumis, see on siin EKRE koosolekuruum, siin istub Mart Helme, ootab, millal asi jõuaks valimiskokku, et siis mängu astuda. Aga teistes ruumides on tormamist oi kui palju. Ülle Madise ootus kandideerimisega oli mitte saada ühe leeri või poole kandidaadiks. Aga EKRE arvates on Madisel selge pool olemas. Kõik, kes on talle allkirja andnud, on liberaalid. Eesti 200, Reformierakond, sotsiaaldemokraadid. See on see vasaktiiv, mis on Eesti rahva vastu pidanud pikki aastaid väga agressiivset kultuurisõda. Ja ta on selle agressiivse kultuurisõja kandjate ja esindajate kandidaat. Ning ega tänane päev üllatusi ei toonudki tema toetamises või mitte toetamises. Keskerakonna juht ütles pärast kohtumist, et neil on veel õhus, kas toetada Ülle Madist või tõenäolist teist kandidaati Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. On näha, et Ülle Madise on tugev presidendikandidaat, kes suudab pakkuda sisulist debatti. Kas tema saab ka hea president? Täna seda on raske öelda. Isamaa jätab samuti lõpptulemusena asjad lahtiseks, kuigi nad arutasid asja põhjalikult. Arutame. Erakonnasisene debatt. Demokraatia. Ülle Madise lahkus Isamaa fraktsioonist juba ligi 1,5 tundi tagasi, aga ükski isamaalane pole seni välja tulnud. Üks, kes nüüd tuli, ütles, et käib äge erakonnasisene demokraatia. Eks kuuleme, kuhu selle demokraatiaga siis 1,5 tunniga jõutakse. 1,5 tunniga jõuti tulemuseni, et arutatakse homme edasi. Homme me siis erakonna juhatuse fraktsiooniga arutame ja püüame selles osas siis seisukohtade suunas liikuda. Et homme on oodata teie erakonna seisukohta? No ma usun küll, et me teeme homme arutelu ja ma ei hakka nii-öelda lukku lööma aega, aga ma arvan, seda aega tuleb nüüd jõudsasti kasutada, sest liiga palju aega on juba siin sellest ka ühisosa luhtunud otsimise katsest on merre voolanud. Sotsiaaldemokraatidel on asi selge, nemad on Madise taga. Nii selge, et õhkkond oli hoopis teine Madisega kohtumise eel. Erakonna esimees näiteks parandas lapse mängukaru. Aega kogu aeg tegutseda ei ole, siis peab siin nagu. Mis karus on siis? Lapsekaru. See on minu tütre karu, jah. Iga minut on arvel põhimõtteliselt. Mul endal küsimus ei ole, aga ma arvan, et fraktsioonis kindlasti ja nii nagu Liina Sikkut siin enne ütles, et tal võib olla küsimus, aga see ei tähenda, et see kuidagi tema toetust mõjutaks. Ta teab, et ta Üllet toetab, aga küsida tahaks ikka. Sotsiaaldemokraatidest on teada, et kaduma võib minna Züleyxa Izmailova hääl, kuna talle ei meeldi Madise käik lapseealise seksuaalse ahvatlemise kõlbmatuskatses süüdimõistetud Peeter Helme raamatu esitlusele. Ülle Madise on palunud minuga ka eraldi kohtumist ja meil tuleb ka temaga eraldi kohtumine, nii et mingisuguseid veksleid ma siin ette. No teie jaoks on peamine see Peeter Helme küsimus. Tegelikult on ka keskkonna ja kliimaküsimused olulised. Ta on öelnud seda, pärast seda, kui ta ütles, et ei pruugi toetada, on mõelnud ja öelnud, et ta kujundab oma arvamuse pärast Üllega kohtumist. See tähendab, et ta juba nii palju on muutnud arvamust nagu. Madise kohtus täna ka aknaalustega ehk fraktsioonitute saadikutega. Neid on ametlikult 20, aga enamus on sisuliselt erakondadega liitunud, nii et täitsa sõltumatuid saadikuid on 8. Kui me oleme ikkagi täna nii-öelda oma keskis arutanud, siis see arutelu toimub eelkõige 7-8 fraktsioonitu saadiku seas. Ja nii nagu ma ütlen, et need hääled jagunevad hetkel võib-olla nii-öelda pooleks, aga ootame ära selle kohtumise, mis toimub täna Ülle Madisega ja peale seda langetame siis sellise otsuse. Presidendi äravalimiseks on vaja 68 toetushäält. Neid on Ülle Madise ülesseadmiseks kokku saadud 62.